Tere kõigile, armsad! Me oleme õed ja vennad Kristuses. Kellele ma olen uus, siis võtke mind omaks. Teate juba, jah? Teate, esiteks ma mäletan väga hästi, kui ma olin eelmine kord siin, siis ma alustasin samade sõnadega. Siin on olla väga hea. Jumala vaim on teile siin hästi ligi ja siin on selline perekonna vaimsus või olemine. Ja sellest on hea meel, sest et siin on raske isegi stressi minna. Nimelt ma olin hommikul natukene stressis. Ja põhiliselt sellepärast, et ma tean teie pastorit, ma tean teie sõnavõtjaid ja teil on alati väga hea värske leib laual. Nii et kui sa siia tuled, siis sa ei saa lihtsalt tulla ja mõelda, et iga asi, võtte sellise ohvriga, mis on nagu vana või kuidagi kuskilt kokku tõmmatud teiste sõnumite pealt, vaid sa hoolitsed selle eest, et issandal oleks võimalus sinuga rääkida. Ja kui ma nüüd väga aus olen, siis ma olen otsinud teile sõnumit tegelikult vähemalt 6 aega ja eriti viimasel nädalal, mis oli küll peale Kreekast tulemist ja minu mõistus, siin mõni rääkis puhkusest, millest sa tuled tagasi ja pea on niimoodi, et mõtled, et mis su nimi on. Mul oli enam-vähem samamoodi, aga hoolikalt otsin, kogu aeg küsin, issand, mis on Viimsi kogudusele? Ja teate, millal ta mulle selle sõna andis? Täna hommikul. Ja ma olin Jumala ees ütelnud niimoodi, et olgu, ma tean, ta on mulle ette öelnud, et see võtab aega. Ta treenib seda sellist musklit, nii-öelda ootamise musklit. See ei ole kerge muskel treenida. Aga ma olin talle öelnud ja meil on õigus issandaga rääkida, sest ta on meie hea issi. Ma olin öelnud kella 8 hommikul, siis ma tõmban kõik oma failid lahti ja panen midagi uut kokku. Korra ma proovisin ja ma sain aru, et sellest ei tule ka midagi välja. Ma tahan öelda, et see õhkkond, mis siin on tegelikult püha ja Jumala vaim on siin ja nagu pastor Kristjan juba ütles, issand teeb teie keskel nii ülistuse ajal kui sõna ajal asju, mida me isegi ei oska küsida, mis meil ei ole mõistusesse tõusnud, mis on ülem, kui mida me oskame teada. Ja see on meile kõigile ühine, nii need, kes siin ees on, need, kes laulavad imelisi laule, kui need, kes on viimastes ridades ja võib-olla esimest korda siin. Ja et hingame sisse ja välja ja ütleme kiitus issandale selle aja eest ja võimaluse eest. See on hea, püha paik. Nüüd ma mõtlesin siin tükk aega, kuna teie ülistuslaulud ka, ma ei tea, kas te ise sellest aru saate, aga teil on väga head ülistuslaulud. Kogu aeg käib Jumala arm ja Jumala head teod ja rõõm issandas ja sellised asjad läbi. Huvitav on see, et erinevates kogudustes isegi laulud väljendavad mõnevõrra seda, mis nende südames on. Ja ma ei hakka kirjeldama, milliseid neid laule võib olla, aga ma tahan öelda, et see oli väga ülesehitav ja julgustav ja ma saan aru, miks teie kogudus on selline rõõmus ja rahulolev rahvas. Siinsed kallistused on väga soojad. Aga kui nüüd mõelda, et kogudus on nagu kivi, mille peale sa astud ja seisad siin ja oled perekonnana, Kristuse rahvana koos ja sa ootad siis need 6 päeva, kuni järgmine 7. päev tuleb, siis täna olen mina siin selleks, et anda mõned ankrud, et tänapäeva maailmas vastu pidada need päevad, mil sul ei ole oma kallist õde ja venda kõrval, kellega koos neid laulu laulda ja kelle peale toetuda nii tugevalt. Mõte on selles ja ma võib-olla alustan nüüd natukene sellest kurvemast ja raskemast poolest. Me tõenäoliselt igaüks oleme aru saanud, et maailm hakkab hulluks minema. Ma paluks lihtsalt, et tõstke käsi, kes sellega on kokku puutunud või aru saanud, et maailm hakkab otsast kuskilt kärssama. Jah, kes ei ole, Jumal õnnistagu teid, kes ei ole... Minul ja minu mehel on selline kalduvus, kuna me elasime mõne aja väljapool ka, et me vaatame ikkagi uudiseid ja me uurime mingeid teemasid ja ma pean ütlema, et vanasti oli väga rahulik. Üks suur teema tõusis 6 aja jooksul, sa said sügavuti minna, said oma arvamuse sellest vormida ja tulid välja ja olid nagu natukene tugevam selles ka teistele informatsiooni andma. Kui praegult sa vaatad uudiseid ja vaatad nagu mingeid teemasid, mis on niivõrd vastuolulised, et sul jääb nagu keeruliseks, et sa üldse ühest teemast teiseni jõuaksid, et oleks piisavalt aega, et tegelikult tõdedeni või selliste alusteni jõuda. Ja selle efekt on see, et ühiskonnas tihtipeale ja kahjuks mõned ka koguduses elavad ärevuses. See sõna on mulle nüüd selgeks saanud, see on eestikeelne sõna ärevus.
ja mina olen alati mõelnud, et ärevus on selline nagu probleem, mis on mõnel inimesel. Aga, ja tõesti, see on tõsi. Seal saab aidata mitmed moodi, aga täna ma ei ole rääkimas nendele inimestele, kellel on meditsiiniline ärevuse probleem mingisugustel kas keemilistel või keskkonna üldiselt sellistes näiteks kodustes oludest põhjustatult. Vaid ma olen hakanud avastama, et ärevus on midagi sellist, mis tänavatel vohab. Ükskõik, kui sa hakkad inimestega rääkima, kui sa ei räägi Jumala sõnast, kui sa ei räägi pühast vaimust oma venna ja õega, siis saab üsna pea saada aru, et räägitakse sellest, mis tuleb uudistest või väljapoolt või kuidas üks ütleb, et teine valetab, kuidas üks ütleb, et teine varastab, kuidas kuulsad õigusasutused isegi, kuulsad ammu tunnustatud maailmaorganisatsioonid näiteks, isegi arstid, kui me räägime täiesti vastuolulistest asjadest, kõikidel teemadel käib metsikult sõda, kellel on tõde ja õigus. Ja need asjad lõhestavad meie südameid. Saate aru, ma praegult lihtsalt räägin sellest, kus on maailm ja siis räägin, kuidas püsida sellel kaljul niimoodi, et kui me siin oleme, järgmisel pühapäeval kohtume, siis meil on kõigil ikkagi midagi tuua. Sest teate, Jumala sõna on ühtlaselt selge ja tema ei kõigu. Tema ei kõigu. Ükski sõna ei kustu sealt, ei ükski i-täpp ega t-kriips. See on tõsi, et Jumala rahvas elab täiesti teises reaalsuses. Seesama laul, mul on hea Jeesuses. Mul on hea Jeesuses. On reaalsus, millest Piibel räägib hoolimata sellest, mis sajandis sa elad. Veel põnevam ja veel enam ma tahaksin ütelda on see, et Jumala sõna muutub kirkamaks järjest suuremas pimeduses. Tähed ei sära ju taevas, kui on täis päike. Kui on Jeesus meie keskel, väikestest tähtedest meid ei parasjagu väljagi. Aga kui läheb pimedaks, kui on öö, millest Piibel konkreetselt kogu aeg räägib, siis tuleb öö, kus on raskused, kus on vastuseis, kus on iga tera õiget ja tõelist informatsiooni tuleb välja võidelda. Siis on meil vaja neid parameetreid, mille peal seista ja ma kutsun neid täna ankruteks. Aga ma lihtsalt natukene kirjeldan veel, mille kallale siis saatan on läinud nii ühiskonnas, perekonnas kui koguduses. Ta on läinud teatud asjade kallale, milles inimene õitseb. Turvatunne, õigsuse taju, armastus, et seda peetakse kõrgeks mehe ja naise vahel, emme ja lapse vahel, õdede-vendade vahel, isegi võõra inimese vahel, keda ma esimest korda täna näen, ma tean, sa oled mu õde, aga kui me tänaval või poes kohtuksime, ma tahaksin, et minust hõõguks sinu suhtes armastust. Et ma ei oleks järjekordne, kellel on kõrini kõigest ja tahaks ainult oma teed teha. See on teistsugune loomus, mis on Kristus meie sees. Kuidas sellest kinni hoida? Ma olen peaaegu oma mehele, oma armsale abikaasale ütelnud, kui sa vaatad, mida saatan kõige rohkem ründab, siis sa saad aru, mis on kõige olulisem eluks ja terviseks. Ma ütlen seda veel kord. Kui sa jälgid, mille kallale kurat läheb kõige enam, mida ta kõige rohkem mõnitab, sellest sa võid aru saada, mis on Jumalale kõige olulisemad alustalad, selleks, et inimene võiks õitseda ja elada. Isegi, kui me ei räägi kristlusest, kui me räägime lihtsalt tervest ühiskonnast. Kuigi me väidaks ja jõuabki lõppudes ikkagi see küpsemine selleni, et ilma Kristuseta ei ole tervet ühiskonda ka. Me ju näeme, kuidas ühiskond nagu liigub. Nii et ühes mõttes ma tahan öelda, et on selline valguse ja pimeduse laste eristamine. Vanasti oli võimalik istuda mingis olukorras või mingi teema juures ja sa vaatad, okei, me ei saa väga teineteisest aru või me ei nõustu teineteisega, aga no mis siis sellest? Aga praegult on küntud neid asju nii kaugele, et kui sa avastad, et keegi mõtleb mingil teemal sinust erinevalt, siis tõusevad seinad, vahed ja vaenlane ehitab üles müüre, mis on valedest täis pumbatud. Ja sa hakkad mõtlema oma ligimesest kui vaenlasest. Ja ometi Jumala ülemkäsk, üks ülemkäske üle pea kaela. Ja see on ka esimene ankur. On ju see, et teda armastada üle kõige. Aga ligimest nagu iseennast. See on juba natukese aja pärast. Veel enam, ma tahan rääkida, kuhu see ühiskond siis tegelikult läheb. Huvitav on see, et Jumal tegelikult räägib ühest suurest pettusest, mis on tulemas. Ma vaatan, kus kohas ma selle nüüd siis panin.
minu failiga on midagi juhtunud absoluutselt, mul on teistpidi asjad siin praegu. Olgu, räägib teise Thessalonika raamatus oli see vist, kus ta räägib sellest, et Jumal ise saadab pettuse inimestele, kes tõde ei armasta. Kujutate ette? Esiteks ma arvan, et mõni siin ehmub ära sellest, et Jumal saadab pettuse. Sest Piibel räägib väga palju, et meie enda teod toovad meile sellise valesti elu ja valed viljad ja sellise hukkumise võib olla. Aga selles kirjakohas, mida ma praegult absoluutselt ei näe selle koha peal, mis ta peaks olema, ta tegelikult räägib sellest, et Jumal ise saadab pettuse sellepärast, et need inimesed ei ole õppinud tõde armastama. Mida siis tõe armastus endas tegelikult kätkeb? Tõe armastus on see, et me läheme asjade juurteni välja. Panete tähele, et täna on isegi selles küsimus, et kas tõde võib üldse teada? Kas tõde võib üldse tunda? Kas sinu ja minu tõde võiks üldse ühesugused olla? Et igalühel on nagu oma tõde. No tegelikult me saame ju lapsest saadik juba aru, et ikkagi üks asi on buss ja teine on auto või taevas on sinine ja maa on roheline näiteks. Et meil mingites asjades me ju saame konkreetselt vaadata ja kokkuleppele jõuda. Aga kuidagi juhtub niimoodi, kui me väga kõrgele haridusorganisatsioonidesse tänapäeval lähme või kultuurilistesse, siis tuleb järjest rohkem sellist, et sina ei pea üldse mulle seletama, mida sina arvad, sellepärast, et ühist tunnetust meil ei peagi nagu olema. Nagu ma ütlesin, mida kurat kõige rohkem ründab, see on tegelikult see, mida on vaja inimestele õitsenguks. Selleks, et nad päriselt võiksid üksteist ära tunda, teineteist armastada ja teineteist ka kõrgemale tõsta issandas Kristuses. Ennem kui ma sellesse veel põhjalikumalt lähen, ma tahan öelda, et mõnikord need valed ja see segadus, mis praegult on, võivad olla väga isiklikud. Meil oli selline lugu, et kui me olime Ameerikas, siis meil oli terve tutvusringkond, kus Jumala teod, imed, elu muutev vägi on siiamaani tegelikult selles grupis kogu aeg tegev. Me kuuleme ja näeme lugudest, mõned nendest on muideks Eestisse tulemas, üks on jälle tulemas, kus on Jumal konkreetselt teinud suuri elu muutvaid asju. Ja ometi oli selles samas tutvusringkonnas nüüd küll mitte meiega, aga natukene kaugemal. Üks väga suur teenimine, võib-olla mõned inimesed teavad ka, see on see IHOP, eks ju, International House of Prayer. Nüüd, kes sellest teavad, siis seal oli suur kukkumine. See pastor, keda kõik kuulasid, keda kõik hindasid, keda üle ja tõeline geenius jutlustamise teemal näiteks. See, mismoodi ta teenis, inimesed vaatasid talle alt ülesse. Ja ma ei tea, paljudeni siin on jõudnud, aga tegelikult see on Ameerikas üks suur skandaal, sest et mitte ainult tema, vaid mõned tema töökaaslased ka tegelikult elasid sügavas patus ja mätsisid kinni kõiki asju, mis seal ümber on. Ma tahan sulle lihtsalt ütelda, et see, et ühiskonnas kaugelt need asjad sünnivad, on lihtsam kui see, kui sinu enda perekonnas või sinu enda sõpruskonnas või sinu enda võib-olla valitsuses kuskil keegi tõmbab kõik vaibad alt ära, mille peale sa oled oma maja ehitanud. Jumala sõna räägib sellest, et kõik asjad raputatakse läbi. Ja meie kui kristlaste osa on ka see, et me peaksime testima, mida me usume. Huvitav on see, et maailm tahab öelda, et usk ja usuelu on midagi, kus sa lihtsalt hüppad üles, ütled midagi hullu ja mõtled, et aga selle tõttu see ongi usk. Et see on pime, ilma aluseta, täiesti tundmatu usk. Aga ajalooliselt ja tegelikult nendele, kes vaimus käivad ja ma usun teie pastor Kristjan teab samamoodi, kui prohvetlik sõna tuleb, siis see ei ole see, et tema mõtles selle välja, et sul oleks hea olla. Vaid see on reaalsus, mille Jumal talle ennem ilmutab. Eks ju nii? Ma võin ühe näite tuua näiteks. Jumalas, meil on olnud mitmed inimesed, kelle eest me oleme palvetanud, kellel on olnud surmav haigus. No vähk tegelikult siis. Ja üks oli COVID-iga ka või vähemalt sellel ajal. Ennem kui sa hakkad ütlema, et see inimene saab terveks või ennem kui sa hakkad ütlema, et see inimene jääb ellu, küsi issandalt. Pane tähele, et piiblis inimesed teadsid, millal nende päev tuleb.
Ja kui Jumal rääkis nendega, et nad võisid sellest veel küsida juurde, siis nad hakkasid küsima juurde. Kui Jumala kohtuotsus oli, siis oli enam-vähem pane oma kodused asjad korda ja mine issanda teed. Mida ma tahan öelda on see, et vahel me teeme sellega rohkem kahju kui kasu, kui me lihtsalt paneme ühe plaastri kõigile peale niimoodi nagu reaalsusega ei oleks sellel pistmist, nagu Jumal ei oleks sellest mängust mitte mingi osa. Jumal on osa ja selleks, et kuulda tema käest ja palvetada reaalselt sellel kaljupinnal, mitte liivapinnal, tuleb ennem Jumalalt kuulda. Karin Raja on seal taga. Ma tean, et ta ei käi ringi ja ei ütle inimestele ilusaid sõnu, vaid et seda peab Jumal talle ilmutama. Üks juhus oli siis selline, kus ma teadsin oma südames, et issanda vaim ei tunnista, et ta jääb elama. See ei ole kerge, sest kõik usuinimesed ütlevad, et ta jääb elama. See on kultuur. Me kõik ütleme neile, et ta jääb elama. Ja see oli minu ühe sõbranna mees, abikaasa. Aga teate, kui ma talle seda hiljem ütlesin, sest ma ei julgenud talle seda eluajal veel öelda ju. Kuidas ma ütlen talle? Mina tunnetan, et sinu mees ei jää elama. Aga kui ma talle seda hiljem ütlesin, et tead, tegelikult mul oli nagu see teadmine, et võib-olla ma oleks pidanud sulle ütlema, siis seda valu tema näos näha, mismoodi ta ütles mulle Külvi, miks sa mulle seda ei rääkinud? Ma oleks teistmoodi käitunud, ma oleks teistmoodi olnud. Tõel on kaal. Ja tõesti ei saa mööda minna lihtsalt niimoodi, et me ütleme ja mõtleme midagi positiivset. Vaid Jumala ligiolu ja Jumala ilmutus on kartust äratavalt püha. Ja ma lihtsalt kahtlustan, et vahel me võime mitte ainult endale, vaid oma ligimestele teha kahju rohkem. Nüüd ma ei räägi praegult enam sellest, mida Jumala vaim või räägime nüüd ühiskonnast, räägime meediast. Kui meil on mugav ja meeldiv sellepärast millegagi kaasa minna, et see on ainulevinud, peaaegu ainuke korrektne viis mõelda, siis me võime üsna kindlad olla, et me peaksime sellest tegelikult sügavuti minema ja välja otsima, mis need juured päriselt on. Sest tihtipeale tõde peidetakse, petetakse ja pannakse kinni. Meile ei meeldi seda kuulda, aga ma ei olegi täna siia tulnud rääkima seda, mis minult on, vaid ma olen tahtnud öelda, et Jumala kallis kari ei jää püsima, kui me ei püsi tões. Ja meie igapäevane treening on olla Jumala vaimule ustav. Kui ta räägib, räägime meie. Mida me näeme, seda me kuulutame. Mida me oleme oma silmadega, käega katsunud ja silmaga näinud, seda me saame kuulutada. Mitte seda, mida keegi kuulus jutlustaja Ameerikast rääkis. Sellest võib õppida, aga me viime selle altari ette, et seda küpsetada tules ja küsida, mis jääb tule peale, mis jääb vee peale. Meil on nii mugav, kui tekib selline hea laine ja kõigil on hea meel ja tuju. Aga kui selle tulemus on see, et inimesed kukuvad ära, inimesed saavad läbi põletatud, inimesed surevad, kuigi neile on räägitud, et nad saavad kohe-kohe terveks, siis me peaksime väga Jumala kartuses minema altari ette ütlema, meil on mingi lüli on puudu. Sest piibelikult nii ei pea olema. Mingi lüli on puudu, mis peaks töötama, aga ei tööta. Jeesus ütles, et tema on tee, tõde ja elu. Ja need ongi siis need ankrud, mida ma teile nädalasiseseks nagu. Ja see on musklitreening. Ma nüüd pean vaatama, mis mul siin toimus siis vahepeal. Ma olen täiesti välja midagi lõiganud. No mis siis ikka? Jeesus on tõde, või tähendab, Jeesus on tee. Mina olen tee, tõde ja elu. Ükski ei saa minna isa juurde muidu kui minu kaudu. Nii et see on ülemkäsk ja ma tahtsin tegelikult lugeda, mida kirjatundja ütleb Matteuse 12:33, sest et see natukene laiendab ja on võib-olla värvikam isegi. Ütleb, et armastada Jumalat kogu oma südamega ja kogu oma mõistusega. Me peame saama esitada küsimusi ja me peame saama vastuseid, millele saab tegelikult ka toetuda. Kui miski on vaimust ilmutatud, siis seda ei saa tõestada ja ometi sellel on kaal.
Aga üldjuhul tõde, mille peale me oma elu täna siin maailmas ehitame, on midagi, mida saab uurida ja millele saab tegelikult öelda, seda saab tõestada, et asjad on nii või asjad nii ei ole, kui panna praegu puhtalt vaimulik kiht nagu kõrvale. Saate aru, millest ma räägin? Mul kas on raha selle maja jaoks või mitte, ma saan selle torni ehitada või mitte. Ja kui mitte, siis ma lähen Jumala ette ja hakkan anuma teda. Meie kogudustes on midagi kaduma läinud, mis on piibelis hästi oluline. Inimesed silmaveega, Jeesus ise otsis silmaveega Kristust, Jumalat. Jeesus Kristus, Jumala poeg, kes oli täis Jumala tarkust, Jumala vaimu väge. Ja vahel meil jääb mulje umbes, et tal polnudki vaja küsida. Aga kui sa piiblist vaatad, siis tegelikult ta sõltus kogu aeg isast. Ja ta silmaveega öösiti käis Jumalat anumas, et asjad võiksid esile tulla. Kui tema on meie eesmineja ja vend ja kui me kogudustena ja mina usaldan ja tean, et teie keskel on inimesi, kes igatsevad samu asju, tahame näha Jumala väge ja Jumala kätt meie rahva seas ja meie kogudustes samal viisil, nagu kui Jeesus liikus, siis me ei saa seda lüli mitte kuskilt kõrvaldada. Me peame jõudma vaimutunnetuseni ühes meeles. Me peame esitama küsimusi. Me peame uurima, mis on Jumala tahtmine ja täiuslik tahtmine meie eludes. Ja siis ta ütleb sealt ja kogu mõistusega ja siis ta ütleb kogu jõuga. Tänapäeva kogudustes vahel, ja ma tõesti teid, nagu ma ütlesin, ma ei tunnegi nii hästi, aga tänapäeval vahel jääb mulje, isegi kui sa mõnda head raamatut kristlikku loed, et sul ei ole vaja enam midagi teha, sest kõik on ära välja ostetud. See on ju niuke ilus ütlemine. Ja ongi kõik läbi ostetud, ära ostetud. Aga teiselt poolt on öeldud kogu oma hingest ja kogu oma väest, kõige oma energia, kõige oma mõistuse ja kõige oma eluga otsi teda taga. Mis tähendab tugitooli istujatele, TV vaatajatele ja lihtsalt kuulujuttude kõnelejatele, see pähe ei kuku. Aga ta ei austa inimesi eraldi, mitte niimoodi, et oi, mulle meeldid, vot just sina ja sina, aga teie ülejäänud pingutage. Vaid ta otsib neid, kes teda taga otsivad, kes teda tões taga otsivad. Ja kes räägivad oma vennale ja õele tõtt. Miks ma seda räägin? Sellepärast, et need on minu meelest kohad, kus meil on võimalik areneda. Kogudus ei ole veel täiuslik, aga ta saab olema täiuslik. Ja ma arvan, et selline üldine väsimus ka kogudustest kaob ära, kui me hakkame päriselt tunnetama Kristust. Teineteise sees ja iseenda palveeludes. Vaadake, isegi kogudusse tulemine ja palvetel lugemine või laulmine võib muutuda religiooniks. See on kohutav ütelda, sest see tundub nagu nii, mis sa praegult ütlesid. See ongi ju, mida kogudused tänapäeval teevad. Nii Ameerikas, Eestis, Hiinas kui Venemaal. Aga kas ikka on? Hiinas ja Indias ja Venemaal ja Eestis on ka kogudusi, kus silmaveega otsitakse Jumalat ja kus kuuldaks, enne me ei räägita, kui kuuldakse issandalt. Ja ma tean, teil on pastor, kes riigub vaimus ja see on suur õnnistus. Õppige neid asju vaimus taga ajama. Paulus ütleb korduvalt, see on siis esimese Korintuse kirjas 14.13 juba algab seal armastuse lõpp, peatükk lõpeb selle armastuse kuulsa salmiga ja siis ütleb, aga kirglikult ajage taga Jumala vaimu ende. Ärge pange pahaks profeteeringut, ärge keelake keeltes rääkimist. Veel enam, kui teil on juba üks vaimuand, siis ajage edasi kõrgemaid. Ei ole, et mul on üks õnnistus, mille ma 90-ndatel sain või 2000. aastal sain. Nüüd ma olen paigas. Ei, need on tööriistad. Need ei ole kvaliteedimärgid, vaid need on tööriistad. See, et sa saad vaimus palvetada või ülistada, on selleks, et ammutada sügavalt maast välja neid allikaid oma koguduse ja oma pere jaoks. See on ammutamise tööriist, mida läheb vaja kuni viimse päevani ja minu väike tees täna ongi see, et tegelikult aina rohkem. See teema, mille ma esile tõin, et tänapäeval võib arvata, et ärevus on nagu üldine pandeemia. Noored teavad sellest palju. Ma tean, enda tütardel on mul sõbrannad, nad suhtlevad ja nad ütlevad, meile tundub, et kõik on ärevuses. Mõnel on lihtsalt rohkem ja mõnel vähem. Ja kui nüüd päris aus olla, siis mõnel päeval on minul ärevus. Ma ei ole üldse pavistaja. Üldiselt mina ei ole pavistaja.
Viimasel ajal ma avastan, et mul on mingi ärevuse, mingi skaala tekkinud, mida pole naturaalne. Ilmselt tõenäoliselt tuleb elada vaimus rohkem kui mõistuses. Vähem võib-olla mõelda seda, ma ei hakka tegelikult näiteid tooma. Igaüks Jumala vaim näidaku teile, mida vähem selleks, et teha rohkem ruumi Jumalale. Et kuulda ja tuua sügavalt pinnasest päris ande välja. Sest see pinnas, milles me oleme elanud, ei kanna võib-olla väga kaua. Vaenlane see on nii kuulus ütlemine, vaenlane ei maga, aga ma tahaks öelda, et vaenlane on ka väga tark ja nagu tema nimetus esimese Moosese raamatus on, et ta on nagu tähelepandamatult kaval. Inglise keeles on sellel mingi sõna, ma ei tule enam eesti ega inglise keeles meelde. See on selline, et vaadake, ta on muru sees ja ta nii vaikselt liigub, et sa ei pane tähele ennem, kui ta sind salvab. Ja kui me vaatame, siis väga palju maailmas on asju, mis niimoodi vaikselt arenevad, et sul on vaja peaaegu et vaimusilma selleks, et see ära tunda üldse. Veel vähem, et sellest üle astuda või üle võitjaks saada. Aga Kristus on maailma ära võitnud. See tähendab seda, et meie viimse päevani astume madudele pähe, draakonitele, valetajatele, me oleme võimelised valed ära tundma ja neid tühistama ja esile, kuidas seda öelda, paljastama. Mäletate, üteldakse, pigem paljastage kurjuse tegusid, kui et olgu teil osa nendega. Aga paljastamiseks on meil vaja tunnetust ja see tunnetus ei tule mõistuse läbi. Selle pettuse koha peal, kus räägib, et kogu maailm saab pettuse osaliseks, seal ütleb ka, et kui võimalik ära petta valituid. Nüüd, kuidas see oleks võimalik? Kas see on võimalik? Ma ei hakka testima, sest siin võib mõlemad pidi. Ma arvan, et tester on see, kas see inimene kuuleb ja kuuletub Jumala vaimule. Siin on nii häid laule. Üks oli see, et ma tulen sinu järele kas või läbi tule. Oli, eks ju? Aga kui sa ei kuule, kuhu Jumal tahab sind viia ja mis ta sulle ütleb homseks või tänaseks teha, kuhu sa siis lähed läbi tule? Kas sa kogudusele järgned või mõnele kuulsale pastorile, sellega võib väga kõvasti vastu pead saada. Või sa kõiges ja kõigis usaldad issandat ja otsid tema palet. Ma olen ühte asja tähele pannud, et need pastorid, ja ma näiteks mõtlen praegult Rein Uuemõisa ja Harri Haamerit ka, kes hiljuti läks issanda juurde. Nendes on järjest vähem seda sellist vooludega kaasa minemist. Nendes on järjest rohkem seda substantsi, seda päris olemist. Pigem inimesed tulevad nende juurde, et saada rahu südamesse ja selgus. Kui see, et nemad jookseksid, kus on järgmine suur õpetaja või vool. Ja ma olen vahel mõelnud, et kui ilus see on, kui me kõik oleme nagu õigsuse tammed, kuna meie isiklik elu on välja arendatud issandas, tundmises. Sest neid andekaid inimesi ja suuri tähti, neid tuleb ikka. Aga Jumala tunnetus on kallim kui ükskõik milline aare. Ükskõik milline aare ja see on kalli hinnalisem sinu enda reaalses elus. Kui sina seda taga ajad, siis kõige suurem kasu ongi sulle sellest. Õpetussõnad räägivad sellest, et tarkus päästab elu. Jumala kartusest algab tarkus, mis võib päästa sinu elu. Päästab sinu hinge, aga võib päästa sind homsel päeval sinu elu. Nii et ma julgustan nagu väga tegelikult tõde austama. Nüüd ma lähen veel selles teemas natukene, laiendan teda teistpidi. On inimesi ja olukordi, kus öeldakse, et tõde on ainult nii ja mitte teistmoodi. Ja mõnikord see on umbes, et kas laupäeval pidada sabatit või pühapäeval. Piiblis on terve kategooria teemasid, kus me ei peaks vaidlema üldse. Kes vaatab, kui palju multifilme, mis kell magama peaks minema, kas süüa liha või mitte süüa liha, kas käia võõral maal reisimas või mitte. On terved teemad, kus sa pead tegema vastavalt oma usule. Aga usk katsutakse läbi. Nii et kui sa teed midagi kahtlusega, see on seesama Rooma 14. peatükk, ma soovitan seda kodus lugeda, siis kui sa seda kaheldes teed ja sa toetud ainult sellele, et ta ju tehniliselt viga ei ole, siis seda loetakse sulle patuks. Mida? Jumala arm. Kas see ei pidanud nagu katma kõiki asju? Aga üks suur läbilõikejoon on see, kas see on teadlik või teadmatu.
ja südametunnistus on sulle antud märku andma, kui miski on sulle ohtlik, et päästa sinu elu. Polegi mitte seadus, vaid on hoopis südametunnistus, milles Jumala vaim sinu sees liigub. Sa ei saa vaadata masside peale, vaid hoopis see õrn vaikne hääl sinu sees on see, mis päästab sinu elu. Jumala kartusega treenitud südametunnistus on see, kus püha vaim, see on tema pillikeeled. Mõistused, argutused. Ma puutusin kokku hiljuti ühe apologeetikuga. Ja teate, apologeetika mulle väga meeldib, kuigi paljud inimesed arvavad, et mis sellest kasu on või vähemalt mõned. Aga tegelikult on, sest inimesed peavad jälle, nagu ma rääkisin, kokku saama tõega, millele ei olegi nii kerge vastu vaielda. Hirmus hea on kaugelt öelda, et Jumalat pole olemas, kuna 1, 2, 3. Aga kui sa nendest vastustest ja nendest päris mõtetest läbi ei tööta, mis sulle päris kristlane, kes on oma mõistusega Jumalat teenimas, sulle vastu annab, siis sa ei ole võimeline teadma. Sa vastad ennem, kui sa oled ära kuulanud vastuse. Sa juba reageerid ennem, kui sa oled oma mõistuse üldse aktiviseerinud. Ennem, kui sa üldse tahad tõde uurida. Jälle, nad põlgasid tõetunnetuse ja sellepärast saadeti neile. Nad põlgasid ja teine teema, millest on juttu, on nad viimseil päevil tuleb neid, kes pilkajad, kes pilkavad, kes naeravad. Need on need, kes ütlevad juba kaugelt. Kristlased, need on need, kellel on vaja karke. Need usk on ainult nagu kark. Sellest seal ei ole ühtegi tarka inimest, sellepärast, et seal on lihtsalt usk. Seal on lihtsalt usk. Aga usk sellisel kujul, nagu meie teame, on tegelikult reaalsus, milles me kõnnime. Reaalsus, mis ei ole nähtav. See ei ole minu ja sinu tänane hea tuju või halb tuju, vaid see on reaalsus, mille Jumal on ilmutanud ja mis mitte kunagi ei muutu ega kõigutu. Piibel räägib väga selgelt Peetruse teises kirjas sellest, et kõike kogu maailmas raputatakse. Ta räägib lausa füüsilisest maailmast. Füüsiline ja vaimne käivad väga paljuski koos Piiblis. See, et kogu maailm läbi raputatakse, päike ja taevas ja tähed rapuvad, on kõige kulminatsioon. Täna raputatakse läbi ühiskonda ja meie südameid ja kogudusi ja juhte ja valitsusi. Täna toimub see raputamine. Kui meie selles mitte laiali ei kuku, vaid oma südame ja oma juure järjest kangemalt issanda külge kinni paneme, siis oleme meie need, kes on võitjad ja kellele kuuluvad kõik need õnnistused, millest me kogu aeg räägime ja mille peale me toetume. See on huvitav, et Jumal ei lase meil neid samme vahepealt läbi lõigata. Nii et Jeesus on tee ja seal ta siis ütles et kõigest oma jõust, kõigest oma väest ja siis ligimest nagu iseennast, mis on aktiivne armastus, päriselt. Sa astud välja, kuna sa armastad oma ligimest samamoodi nagu iseennast. Teise Peetruse 1:10-11 ütleb, sellepärast vennad, olge veelgi innukamad kindlaks tegema või kindlustama oma kutsumist ja äravalimist. See on nüüd selle tee suhtes. Mille peal me kõnnime? Tee kindlaks, et sa oled Kristuses ja et sa järgid Kristust. Sest kui te seda teete, siis te ei komista iial. Isegi kui terve maailm rapub, sa ei kuku. Vähe sellest, sest nõnda võimaldatakse teile takistamatu sissepääs meie issanda ja päästja Jeesuse Kristuse igavesse kuningriiki. Takistamata. Kui sa teed kindlaks oma raja, katsud, et sul on alati tõde jalgade all, kui sinu suust tuleb tõde ja sa armastad oma ligimest Jumalat üle kõige, siis sa ei komista ja sulle võimaldatakse lai, avar, jooksev sissepääs kuningriiki. Sa ei pea komistama. Sa ei pea minema ja olema kaasas selle maailma meeletu segadusega, mis tõenäoliselt muideks ei aeglustu, vaid läheb kiiremaks. Ilmselt sellepärast pane Jumal selle sõnumi mulle. Ma ei valiks sellist sõnumit, aga see tuli väga selgelt siis täna hommikul. Me peame valmistuma, et see segadus ei lähe mitte paremaks. Kuskilt ei tule, ennem kui Jeesus tagasi tuleb, ei tule ühtegi peale antikristuse, kes ütleb, mina toon rahu. Aga et meie sisse on antud Jumala vaim selleks, et me ära tunneksime, kellele me kuulume. Sest ainult rahu nimel läheb terve maailm selle sama antikristuse võrku. Kui ta ütleb rahu ja ta toob seda lihalike, poliitiliste, võimsate, rahaliste vahenditega ja väga meeldiva suhtlemisega muideks.
ta on atraktiivne, väga kõva juht. Kogu maailm ootab seda. Ja enamus maailmast läheb sinna ja siis on üks väikene karjukene, kellele Jumal on otsustanud anda igavese elu, kes tunneb ära, et see ei ole tema karjane ja hoidub Kristuse poole. Ja Kristus teeb täpselt seda, mida pastor Kristjan ütles. Ta täidab kõik sinu vajadused oma aurikkust mööda neil päevil. Danieli raamatus on 12. peatükis räägib sellest samast antikristusest, aga seal on üks ja väga kole, see on üks sünge koht, kus räägib sellest, kuidas ja mida ta kõik teeb. Ja siis on üks pisikene salm ja ta ütleb niimoodi, aga need, kes oma issandat tunnevad, need teevad suuri vallutusi. Need teevad suuri vallutusi. Kuidas sa teed suuri vallutusi, kui maailm on mustust ja pimedust ja kurjust täis? Ainult siis, kui Jumal on sulle tee teinud ja ütelnud, nüüd lähed, nüüd võtad. See on nagu Joosuale, ta ütles, ole nüüd ainult tugev ja ära karda. Ma olen sulle selle andnud, sina lähed. Võt see on usukoht. Jumalast sõna peale välja astuda, kui tema ütleb sulle nüüd lähed, võt siis lähed läbi tule. Siis on tuld, siis sa seisadki tulele vastu ja ütled, aga ma lähen oma hea karjase järele ja mu kõik vajadused on täidetud. Ja see on sellel ajal, kui antikristus on täiesti nagu võimul. Nii meil on väga hea aeg veel. Aga ma arvan, meil on täpselt see aeg, kus me võiksime oma muskleid ja oma seda fookust teravdada. Eilne fookus võib täna juba udusemaks jääda. Teate, meid hirmutavad mingid asjad. Ma ütlen, mis mind hirmutab. Emmena. Kui kõik lapsed koolis hakkavad mingisugust ühte ja sama juttu rääkima, mis täheb täiesti Kristuse tunnetusele vastu ja minu väikesed tibukesed, kes tahavad kõigiga sõbrad olla, tahavad ju sellest pundist osa olla. Kui see on lihtsalt, et mingid pisiasjad, nii-öelda pisiasjad. Aga kui see muutub poliitiliseks või puutub moraalseks, siis meil tuleb tõusta püsti nendes kohtades ja hakata rääkima tõde armastusega nendele emmedele ja nendele samadele lastele. Vaadake, veel kord, ma viitasin korra sellele, vaenlasele meeldib teha väga tugevad müürid, et ma mõtlen, et kõik, kes teisiti mõtlevad, on minu isiklikud vaenlased või on nagu rumalad, peast segased, sõgedad. Tegelikult ei ole. Ma usun, et Jumal tahab, et meie süda oleks, et nemad on ka inimesed, kes otsivad, mille peale toetuda. Nad otsivad tõde. Enamus, võib-olla mitte enamus, Jumal teab, palju on kutsutud, kui paljud otsivad tõde. Aga nende seas, keda sa täna mõtled, et on sinu põhiline vaenlane, need Paulused võib-olla seal. Jumala vaim ajab nad taga ja nad ühel päeval on selilimaas või külilimaas ja ütlevad, Jumal, võta mind, ma tahan hakata teenima sind. Aga ennem kui me oleme soolased, see asi sündida ei saa. Nii et Jeesus on meile tee ja tõde, need kaks asja. Teise Thessalonika, ma selle nüüd ütlen, leian siin ühe kirjakoha siis ka. Teise Thessalonika 2:8-9. Seaduse vastase tulemine sünnib saatana mõjul igasuguste vägevate tegude ja tunnustähtedega ja valeimedega ja igasuguse ülekohtu pettusega. Neile, kes hukkuvad sellepärast, et nad ei võtnud vastu tõe armastust, et nad oleksid pääsenud. Punkt. Järgmine lause ja sellepärast saadabki Jumal neile eksitava jõu, et nad hakkaksid uskuma valet ja nii saavad kohtualuseks kõik, kes ei ole uskunud tõde, kes on Jeesus, vaid kellele on meeldinud, on mugavam olnud, lihapärasem, mõnusam olnud ülekohus, kellele on olnud lihtsam mitte seista tõe eest. Hebra 12:27 ütleb midagi jällegi issandast rääkides. Vaadake, et teie ei tõrgu kõnelejad kuulamast, siis rääkides püha vaimust Jumalast. Sest kui ei pääsenud maa peal pakku need, kes tõrkusid kuulamast sõna toojat Moosese ajal, siis palju vähem pääseme meie, kui me pöörame selja temale, kes on otse taevast. Seaduse seisis Jumala poolt vaadates õigsuseks või õnnetuseks inimestele ja rahvastele, kogukondadele. Täna Kristuse hääl, püha vaim meie sees on see, millele me peame kuuletuma Jumala kartuses. Aga siis teise koha pealt ütleb ka järele, olgem siis tänulikud, et me saame kuningriigi, mis ei kõigu. Ja teenigem sellepärast Jumalat talle meelepäraselt, allaheitlikkuse ja aukartusega, sest meie Jumal on neelav tuli. Vaadake, tulel on huvitav asi, kui sa oled ise tuline ja oled ise tuleleek.
muideks Jumala vaim räägib sellest, et tema inimesed on otse kui tuleleek. Siis oled sina see, kes põletab kahtepidi, jah? Aga kui sa oled vastand sellele samale tulele, siis oled sina see, kes põleb. Ja see Jumala tuli, mis läheb maailmas valla, tegelikult saab olema ka sinu enda tuli, mis saab täie mõõdu, mis on hea, puhastav, mida me kõik ootame, Jumala kuningriik tuleks esile. Või see saab olema midagi, mis lõikab sinu elu läbi ja hävitab sind, sulle ei meeldi see ja sa lähed aina sügavamale oma pattudes. Otsusta täna, et sa armastad tõde rohkem kui mugavust ennast pettes. Ma tean, et see sõna on natukene karm. Katsuge iseendid läbi, 2 Korintuse 13.5. Katsuge iseendid läbi, kas te olete usus? Ja siin nüüd ütleb ta usus selles mõttes nagu Hebrea või kus kohas see ütleb, et usk on kindel usaldus? See Hebrea 11. Ma tahtsin Efesusega segi ajada, see on Hebrea 11 täpselt, kus ta ütleb, et see on kindel, mis asi? Mis ei ole nähtav. Inglise keeles on sõna substance. Olemus on teie piiblis kuskil. Kindel olemus, selle asja olemus nagu. See tähendab seda, et sa tegelikult tead, kui sa sellega kokku puutud. Kui sul on päris usk, siis selles on nagu kaal. Täpselt nagu tõel ja valel on. Valega sa saad aru, et see on kaalutu asi. Tõde tuleb tuppa, korraga teine õhkkond on. Teistmoodi on asjad. Väga tubli oled. Niimoodi, et ta ütles siis, katsuge iseendid läbi, kas te olete usus, kas te olete koos kõlas sellega, mis on issanda vaimu kõne. Pange end proovile, ütleb. Proovi, kas sa päriselt ka oled valmis Jumalale järgnema. Kas sa päriselt oled oma südametunnistuse ja issanda eluga valmis läbi tule minema või sa ainult räägid, ainult esitled, käid koguduses. See on täna meile kõikidele, minule endale suur vastutus, et ma seda testin, proovin ja seda musklit harjutan. See on muskelkallikes, et keegi meist ei ole täna, mina lähen läbi tule, ma lähen ristipuude kui vaja. Jumala arm on väga hea, tänane päev on treeningupäev, tänane päev on nende asjade läbi otsustamine. Mis siis, kui läheb nii? Kas ma olen valmis maailma poolt häbistatuna olema välja nagu nii-öelda prooviks pandud, vaadake, milline inimene see siin on, põlatud, tõugatud. Või oled sa pigem, et olla ikkagi koolides ja asutustes vastuvõetav intelligentne inimene, kellele võib suurt palganumbrit maksta. Et kumb see parem on. Ja siis ta ütleb, või te ei tunne endast, et Jeesus Kristus on teie sees. Sama mõte. Ei, siis te olete ju kõlbmatud. See on 2 Korintuse 13.5. 1. Thessalonika 5.21 ja 22 ütleb, katsuge läbi kõik, pidage kinni heast, hoiduge igasuguse kürja eest. Aga katsuge läbi. Ärge lihtsalt kuulake, kuidas maailma arvab, et mis on hea ja mis on kuri, vaid katsu läbi ja siis hoia kinni heast tugevasti, hoidu igasugusest kurjast, puhasta oma südant. Rooma 1.28, vaadake, kus räägib sellest, et issand Jumal annab inimesed nende tõe kartmatuse tõttu järjest rohkem pettuse sisse. Ütleb 28. salm. Ja nii nagu nad ei ole hoolinud Jumala tunnetusest. Vaadake, kui hästi öeldud. Nad ei ole sellest hoolinud. Nõnda on Jumal nad andnud kõlbmatu mõtteviisi kätte. Kõlbmatu mõtteviisi, maailmavaate, arusaamise kätte. Ta annab nad ära, kuna nad ei ole hoolinud Jumala tunnetusest. Tegema seda, mis on väär. Rooma 14, 22 ja 23, eriti 23, aga ma loen 22 ka. Usku, mis sul on, pea iseenese jaoks Jumala ees. Õnnis on see, kes enda üle kohut ei mõista selles, mis ta leiab. Vaadake, milline sõna. See, mis ta leiab. See tähendab, ta on uurinud, kaalunud, testinud. Tema otsus on, et see on õige. See, mis ta leiab õige olevat. 23 salm. Kui aga keegi sööb kõheldes või siis midagi teeb kõheldes, see tähendab tühikäigul või kaalumata vooluga kaasa minnes, siis on ta süüdi mõistetud, sest see ei tule tema usust, aga kõik, mis ei tule usust, on patt. Väga karm sõna. Meile meeldiks, kui oleks vastupidi. Kõik, mida me ei tea ja ei näe ja mida me uudistest ei kuule, see kõik on ju nagu kinni kaetud. Aga tegelikult on meile antud see otsus või vastutuskõne,
uurida. Ja lõpuks ütleb Jeesus, siis mina olen tee, mina olen tõde ja mina olen elu. Ja siin oli jälle üks laul, mis oli täpselt selle kohta. Elu on nüüd see, millest tegelikult meie seest hakkavad voolama välja elavajõed. Kui sina oled Kristuses, siis sa muutud. Su silm muutub, su mõte muutub, su arusaamised muutuvad. Ja teate, minu parimatel hetkedel Jumalaga ma ärkan üles ja mul on ilmutuse otsa. Ja siis ma lähen magama ja on jälle ilmutus. Kellel on veel? Mõnel on, ma tean, et on. Ma tean, et on. Ja te ei pea mõtlema, et need on imeinimesed. Ei, see on Jumala arm, see on tema vaimuvool. Keegi on nii hästi öelnud, Jumal räägib alati, aga meie ei kuula alati. Kujutage ette, kui huvitavalt öeldud. Ma usun seda. Ma kujutage ette, Jumal on elu ja vaimu ja tarkust ja tunnetust täis. Kogu maailm on täis tema au, ütleb Piibel. Aga see on nagu meie raadiokeel, et kas meie kuuletume, kas me kuulame, kas me üldse küsime temalt, kas me tahame kätte saada seda elu selleks, et kanda seda edasi sinna, kus minu jalakesed viivad. Kui ta ütleb, kuulutage siis evangeeliumi, kui te sinna lähete või tänna lähete, see on mõte, et kui sa elad, siis igal pool, kuhu sa lähed, sinust voolaku välja see evangeelium. Tulgu esile sinu sõprade ja vendade ja õdede jaoks. Kõik, mis sa teed, kandku endast seda sama eluväge. Siis tulevad tervenemised, siis tuleb otseside Jumalaga, nii kui sa küsid, tema vastab. Enam ei ole, et oi, seal kellegagi Jumal räägib, lähme kõik tema juurde, et siis võib-olla äkki me kuuleme ka, vaid me koguneme kokku ja Jumala vaim näitab igale ühele meist midagi. Toob esile oma vaimuannid ja tugevuse, mida me ei ole varem näinud. Ja ma tean, siin saalis mõned istuvad ja mõtlevad, ma ei ole seda, kas ma ei ole väärt või ma ei julgeks või ma ei tahaks või mis mina olen liiga vana või liiga noor. Aga ma tahan öelda, issand on täpselt sinu jaoks täna aktiivne. Täpselt sinu jaoks täna aktiivne. Ja tegelikult see, et kas sa otsid üles selle nii-öelda kanali ja kas sa päriselt oled nagu kannatlik kuulama. Üks teema, mis siin maailmas on kiirus, meeletu kiirus. Ja massimeedia ja kõik asjad. Et selleks, et teha ruumi, et Jumalalt kuulda, sul on nagu vaja päriselt natukene jõudu kasutada. Aga kui see saab sulle magusaks palaks, siis teate, issanda hea meel saab hingama teie üle ja Jumala imed tunnistavad oma sõna ja oma elu sinu sees. Me vahel mõtleme, et kui me teeme seda ja teist ja kolmandat, siis äkki sünnib mõni ime või äkki mõni palve saab vastutud. Ja ma oma abikaasaga arutame, mu abikaasa on sellest palju rääkinud. Meil on vahel mõttes valed võtmed. Võtmed on palju lihtsamad kui see, mida meie mõistus meile tahab ette visata. Võti on see, armasta Jumalat kogu oma väest, kogu oma jõust, kogu oma mõistusest, kõikide oma tegudega. Püsi tema teedel, siis sa saad nägema seda, mis Jumalal on sinu ligimeste, sinu pere ja kõikide tõotuste näol olemas ja valmis. Mis kell on? 41, ma olen päris hästi pannud juba. Ja nii, et ma vaatan, kuhu ma maanduda siin tahtsin. Siis tulevad esile vaimuviljad, mis on hästi oluline, me ju teame, ma ei hakka ette lugema, see on Galaatlaste 5:22 alates. Need asjad saavad voolama meie sees, teenima, meie saame ise teenima, sest et Jumal töötab meie läbi, see saab olema meile magusaks asjaks. Muideks kogudus on ihu, milles Jumala vaim saab töötada. Kristluus üksinduses tegelikult ei saagi vilja kanda. Ei saagi, selle üle võite kodus mõelda, et üksik kristlane iseenda ette olla ei saa tegelikult kaugele areneda. Me oleme loodud teineteist teenima, kommunikeerima, andestama ja andeks paluma, et Jumalale ruumi teha kogudustes. See on vaimutöö vili ja see kogudus võidab maailma. See kogudus võidab selle segaduse, see kogudus võidab selle suure hirmu, ärevuse, suured probleemid, mis täna inimesed kannatavad või mida nad kardavad, saab kõik võidetud selle elustiili läbi. Nii ma tahan väga-väga julgustada täna teid. Tõmbuge Jeesuse ligi ja siis tõmbub Jeesus teie ligi ja meil ei ole tegelikkuses mitte midagi karta. Kui see balanss hakkab mööda minema, et see ärevus kuidagi tõuseb, siis tähendab lihtsalt seda, et me oleme hakanud oma mõistuse peale liiga palju toetama ja see on vaenlase piirkond, õhuvallavürst. Tõmba Kristuse ligi ja Kristus tuleb sinu ligi ja sa saad võitma selle maailma. See ongi kogu sõnu. Tänu teile kuulamise eest. Amen.